Islami rühmitused alustasid just koordineeritud pealetungi Malis ja panid mitmed linnad häireseisundisse. Selle laupäeva, 25. aprilli 2026. aasta hommikul tabasid tulistamised, plahvatused ja samaaegsed rünnakud Bamako, Kati, Mopti, Gao, Kidali ja teisi strateegilisi piirkondi selles Aafrika riigis. Peamine sihtmärk oli selge. Sõjaväebaasid, lennujaamad, julgeolekupositsioonid ja punktid, mis toetavad riigi toimimist. Rünnak omistati relvastatud rühmitustele, mis on seotud Al-Qaidaga. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mils on Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Juhtus järgnev. Malis sattus uude surveolukorda. See, mis varem oli juba tõsine julgeolekukriis, ilmeb nüüd kui otsene katse sõjaväevalitsust lämmatada ja hirmu külvata. Bamako pealinnas teatasid elanikud tulistamistest Modibo Keita rahvusvahelise lennujaama ja Kati sõjaväebaasi lähedal, mis on üks riigi tundlikumaid piirkondi. Reutersi andmetel põhjustas rünnak peamise lennujaama sulgemise, samal ajal kui Ameerika Ühendriikide saatkond soovitas oma kodanikel varjuda turvalisse kohta. Rünnak ei piirdunud ainult pealinnaga. Plahvatused ja tulevahetused registreeriti ka Tsevares, Moptis, Gaos ja Kidalis. Mõnes kohas teatasid inimesed relvastatud meeste kohalolekust sõidukites ja mootorratastel, kes kasutasid kergerelvi, raketiheitjaid ja isegi droone. Kujunenud pilt on selline, et tegemist on operatsiooniga, mis on kavandatud jõu näitamiseks mitmel rindel samaaegselt. See ei ole lihtsalt üksik rünnak, vaid džihadistlike rühmituste jõhker sõnum. Nad tahavad tõestada, et suudavad tabada Mali poliitilist ja sõjalist südant. Sõjaväeline valitsus teatas, et nende väed võitlevad sissetungijatega ja hiljem öeldi, et olukord on kontrolli all. Aga juba selle avalduse vajadus näitab, kui suur oli šokk. Kui valitsus peab sulgema lennujaama, blokeerima tänavaid ja mobiliseerima vägesid, et tõrjuda samaaegseid rünnakuid, on selge, et kriis ei ole enam kauge konflikt, vaid linnade sees tekkiv oht. Hirm on jõudnud linnaosadesse, teedele ja linnakeskustesse. Selles pealetungis mainitakse kõige sagedamini rühmitust Jonin, mis on lühendnimest Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, džihadistlik organisatsioon, mis on seotud Al-Qaidaga. See rühmitus oli juba kuid Malit survestanud mitte ainult relvastatud rünnakutega, vaid veelgi ohtlikuma strateegiaga. Kütusevarude katkestamine, konvoide ründamine, kütuseveokite süütamine, esmatarbekaupade jõudmise takistamine Bamako ja teistesse linnadesse. Eesmärk on lihtne ja julm, halvata riik seestpoolt. Alates 2025 aasta septembrist on see kütuseblokaad muutunud üheks suurimaks ohuks Mali sõjaväelisele valitsusele. Senegali ja Elevandiluure annikusugustest naaberriikidest tulevaid veokeid hakati teedel ründama. Oktoobris muutus kriis nii tõsiseks, et koolid ja ülikoolid suleti 2 nädalaks. Kütusepuudus mõjutas transporti, õppetööd, kaubandust, toiduvarustust, haiglaid ja töötajate liikumist. Julgeolekukriis muutus ka sotsiaalseks kriisiks. Mali elab seda draamat pärast aastaid kestnud riigipöördeid, sisemist sõda ja välisliitlaste vahetumist. Sõjaväeline hunta, mida juhib Assimi Goita, haaras võimu, lubades korra taastada. Kuid pärast Prantsuse vägede ja ÜRO missiooni lahkumist hakkas valitsus rohkem sõltuma Venemaa toetusest. Sealhulgas jõud, mis on seotud endise Wagneri grupi ja praeguse Aafrika korpusega. Sellest hoolimata pole vägivald taandunud. Mitmes piirkonnas on see hoopis levinud. Probleem on selles, et džihadistid said aru, kuhu rünnata. Nad ei pea pealinna korraga vallutama. Nad võivad teid sulgeda, kütust põletada, toitu blokeerida, baase rünnata ja sundida valitsust reageerima mitmes kohas korraga. See taktika tekitab kurnatust. Sõdur peab kaitsma kolonni, kaitsma linna, saatma veokit, valvama lennujaama ja reageerima rünnakutele maapiirkondades. Riik venitatakse õhukeseks. Elanikkond jääb 2 tule vahele. Aafrika Liit mõistis rünnakud hukka ja kutsus üles kiirele reageerimisele tsiviilisikute ohu tõttu. Mure on tõsine.
Kui Mali vajub veelgi sügavamale, võib probleem levida kogu Saheli piirkonda, mis juba kogeb vägivalda Burkina Fasos ja Nigeeris. Džihadistide edasitung selles piirkonnas ei arvesta piiridega kuigi palju. Ta kasutab maapiirkondi, salakaubateid, mahajäetud kogukondi ja nõrku valitsusi, et oma mõju laiendada. Mali on samuti keerulises olukorras, sest tema sisekriis seguneb rahvusvaheliste vaidlustega. Valitsus katkestas suhted läänepartneritega, lähenes Venemaale. Ja nad panustasid sellele, et see toetuse vahetus toob rohkem turvalisust. Aga praegune pealetung näitab, et väljakutse on suurem kui lihtsalt liitlaste vahetamine. Riik peab kontrollima territooriumi, kaitsma teid, rahva usalduse taastamine ja takistada džihadistlikel rühmadel kasutada sotsiaalset kriisi relvana. Jeremii oskab seda tühimikku ära kasutada. Rühm esitleb end valitsuse vastase survejõuna. Aga nende tegevust iseloomustavad tõkked, inimröövid, rünnakud tsiviilisikute vastu, rünnakud kolonnide vastu ja normaalse elu hävitamine. Kui nad põletavad kütuseautosid, ei taba see ainult riiki. See mõjutab autojuhte, perekondi, koole, haiglaid ja turge. See on lämmatamisstrateegia. Mali elanikkond maksab kõige kõrgemat hinda. Paljudes piirkondades ei saa tavaline kodanik poolt valida. Ta tahab lihtsalt turvalisust, toitu, koolitunde lastele ja avatud teid. Aga kui relvastatud rühmitused muudavad linnad sihtmärkideks, muutub igapäevaelu ebakindlaks. Hirm ei tule ainult tulistamisest, see tuleb teadmatusest, mida homne toob. Pealinn Bamako on Mali poliitiline keskus. Kui sellele avaldatakse survet, tunneb seda kogu riik. Seetõttu on rünnak lennujaama ja Keit baasi lähedal väga suure kaaluga. Suletud lennujaam tähendab isolatsiooni. Rünnatud baas tähendab otsest väljakutset relvajõududele. Pealinn häireolukorras tähendab, et valitsus on surve all rahva ja elanikkonna ees. Kidalis ja Galis on olukorral ka teine tähendus. Need on põhjaalad, kus džihadistid ja separatistid on juba aastaid mõjuvõimu pärast võidelnud. Teated viitavad võimalikule koostööle Al-Qaedaga seotud džihadistide ja Tuaregi separatistide vahel, mis muudab ohu ulatust. Isegi kui see liit on ajutine, suurendab see ründevõimet ja raskendab valitsuse vastust. Mali on seda poliitilist stsenaariumi varemgi näinud, kuid nüüd on süžee ohtlikum. 2012 aastal varises riigi põhjaosa separatistide ja džihadistide surve all kokku. Kriis savas tee välissekkumiseks ja aastatepikkuseks ebastabiilsuseks. Nüüd, aastal 2026 tuleb selle perioodi mälestus taas esile, sest mitmes linnas toimunud koordineeritud rünnakud näitavad operatiivset võimekust, mida valitsus ei saa käsitleda väikese sündmusena. Erinevus seisneb selles, et täna on Mali endistest partneritest rohkem isoleeritud ja sõltub rohkem julgeoleku kokkuleppest Moskvaga. Riigipõhistruktuurile esitatakse väljakutse. Isegi ametliku kinnitusega, et olukord on kontrolli all, püsib olukord endiselt tundlikuna. Sõjaline kontroll pärast rünnakut ei tähenda ohu lõppu. See tähendab vaid, et tolle hetke lahing suudeti ohjeldada. Suurem probleem püsib endiselt. Organiseeritud džihadistlikud rühmitused, haavatavad teed, ohustatud kütusevarud, ümberasustatud tsiviilisikud ja linnad, kus valitsevad hirm ja nappus. See on kurnamissõda riigi ja normaalse elu vastu. Lõpuks ärkas Mali sellel laupäeval 2026. aasta 25. aprillil rünnaku ees, mis paljastas riigi haavatavuse. Et nõrgestada sõjaväelist valitsust, suurendada hirmu ja näidata, et äärmuslased suudavad endiselt terveid linnu halvata. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla Milson Alvese kogukonnaga veelgi tihedamalt seotud.